ja käitumisel on süstemaatilised ja kindlad mustrid. Et samas võib käituda erinevalt, aga mingisugune selline baastendents käitumisele alati mingit moodi jääb kõikides olukordades juhtima. Et ehk see on siis see, et kui inimene on näiteks ütleme selline egotsentriline, siis tavaliselt on nii, et me võime seda mitte märgata alguses, aga kui hakata väga märkama ja jälgima, siis me märkame, et ükskõik, kuidas ta ei käitu erinevates olukordades, mingi hetkel hakkab see välja paistma ikkagi, et ta on egotsentriline. Me hakkame sellest mingil hetkel hakkame sellest aru saama, aga muidugi selleks me peame inimest väga hästi tundma, eks ole, vähemalt olema temaga väga palju koos. No nii, et miks siis sellest isiksusest ja mis siis sellest õppimisest? Ehk siis, kuidas on isiksuse omadused ja õppimine omavahel seotud? Täiesti selgelt on seotud omavahel sellepärast, et isiksuse omadused on tegelikult õppimisprotsessi aluseks. Et valdavalt selline, milline on isiksus, on ka tema õppimisprotsess. Ehk siis ma õppimisprotsessi all ei mõtle praegust seda mingisugust konkreetset äraõppimise tegevust, eks ole, kui lapsel on vaja lahendada ära üks matemaatika ülesanne ja siis ta lahendab seda, vaid ma mõtlen eelkõige selle õppimise protsessi all seda laia või seda pikka teed, eks ole, et kui tõesti sellest hetkest, kui laps sünnib ja hakkab õppima tõesti kõigepealt füüsilist liikumist, rääkimist, eks ole, täiesti selliseid elementaarseid asju, mille peale täiskasvanud inimesed enam ei mõtle. Ja siis ma mõtlen seda kuni elu lõpuni, seda elukestvat õppimist. Nii et siin näiteks see, et kui inimesel on väga tugev neurootilisusele kalduvus, ütleme näiteks kas või lapse või noore inimese puhul, siis selge on see, et tal võib olla näiteks selles mõttes keskendumishäireid õppimisel, et tal on raske keskenduda ja see raske keskendumine ei ole mitte see, et ta istub sinna laua taha ja peab hakkama seda matemaatika ülesannet lahendama ja siis ta, eks ole, vaatab seal lakke, joonistab kriipsujuppusid ja siis vahepeal klõpsib võib-olla arvuteid ka ja vaid see raske keskendumine võib seisneda ka sellistes asjades nagu, et laps hakkab otsima endale asendustegevusi. Ja see ei ole ainult laste puhul niimoodi, vaid see on tegelikult ka täiskasvanute õppimise juures see, et kui on keskendumisraskusi, siis me tavaliselt püüame hakata tegema midagi selle asemel. Et mul on siin kolleegid ka, kes on õppejõud, siis nad juba noogutavad. Et jah, et see tähendab, asendustegevus tähendab seda, et me hakkame tegelikult otsima selle asemel, tegeleda selle asjaga, hakkame otsima neid kõiki võimalikke muid asju, mida me avastame, et me võiksime just teha selle samal ajal. Tegelikult ma tean, et mul on homseks vaja loeng ette valmistada. Aga siis ma mõtlen, aga tegelikult on pesu ka juba ammu pesemata ja tegelikult see põrand ka ei ole enam nii puhas, eks ole, et võiks nüüd seda ka hakata pesema. Ei räägi üldse, aga tegelikult jah, vahel on nii ja ma olen märganud seda meie nagu kolleegidega ka koos töötas, kuna me töötame kolmekesti ühes tuhas, siis on nagu väga hea, eks ole, et me ise naerame selle üle vahel, et on ka nii, et kui on mingisugune väga tähtis asi, mida võib-olla on tõesti väga põhjalikult vaja läbi arutada ja mingisugune väga oluline otsus teha, siis on see, et küll üks, eks ole, ütleb, et nüüd peaks ikka sööma seda keima ja teine ütleb, et aga kurat, aga siis joome juba kohvi ka ära, eks ole. Ja nii ta läheb ja siis lõpuks kas teeb tegemata või siis lihtsalt keegi ütleb, eks ole, et nii, nüüd istume ja teeme ära. Jah, et ja on inimesi, kes keskenduda nii, et
et nad teavad, et on vaja ja nad istuvad ja nad juba teevad, eks ole, et tal ei lähe üldse mingisugust aega selle peale, et hakata asjaga tegelema kaugemalt. Ja tegelikult meie lapsevanematena või ütleme, mina ei saa nüüd lapsevanema seisukohast rääkida, sest meie peres lapsi ei ole, aga ma võin nüüd rääkida õppejõu seisukohast, et seda õppimist on võimalik mõjutada ja toetada siis vastavalt sellele isiksuse tüübile. Ja selle jaoks me peamegi teadma, eks ole, et missugused isiksused on ja kuidas isiksuse omadused mõjutavad õppimist, et siis teha selliseid kas vastavaid otsuseid või teha midagi selleks, et oma lapse või siis teiste laste õppimisele kaasa aidata. Ja mis on veel väga huvitav on see, et õppimissituatsioonis teatud isiksuse omadused võimenduvad. Et see tähendab seda, et kui näiteks lapsel on või noorel on väga selgelt ülekaalus selline intellektuaalse õppimise omadus, ehk siis on teada, et laps on selline mõtleja ja selline arutleja, siis õppimissituatsioonis tavaliselt tal see omadus võimendub veel rohkem. Selles mõttes, et need on need ohud, kus näiteks noorte puhul, kellega mina töötan, olen märganud seda, et ta läheb oma mingisuguse töö sisse. Et näiteks tal on vaja teha mingisugune kirjalik töö, no antud juhul meil on praegu kursuse tööd üliõpilastel käsil. Et siis ma näen, et need, kes on intellektuaalselt väga tugevad, kes vajavad seda mõtlemise sellist intensiivsust ja on võimelised väga intensiivselt mõtlema, nad vahepeal kaotavad ära selle piiri jällegi, et tulla sealt ära. Et vahepeal lõpetada, katkestada, eks ole, puhata, teha midagi muud ja minna edasi, vaid nad lähevad sinna sisse ja nad kogu aeg ütlevad, et ma kirjutasin täna jälle terve öö. Ma küsin, et kohe arvutis kirjutasid. Ei, peas kirjutasin terve öö, hüppasin ööstul üles, kirjutasin paar lauset, hommiku vaatasin, et täitsa jama on. et nad kirjutavad terve öö, eks ole, oma ajus. Jah. Nii et mida paremini me tegelikult lapsevanematena siis või õpetajatena tunneme oma laste või oma õppijate isiksusi, seda kergem meil on me saame paremini toime lapse motiveerimise ja selliste keeruliste õppimissituatsioonidega ka, kus me lihtsalt näeme, et inimene ei saa hakkama, eks ole, et tal on raske. Ja siis ma olen teile toonud näiteks siin mõned laste ja noorte õppimise erinevad käsitlused. Et esiteks enamasti väga palju, minul on küll väga palju üliõpilasi, kes õpivad väliskeskkonna mõjutuste kaudu. Ja arvatavasti, mida noorem on laps, seda rohkem ta õpib just väliskeskkonna ärritajatele reageerides. See tähendab seda, et väliskeskkonnas peab olema mingisugune asi, mingi ärritaja, ükskõik kas on mingi, me nimetame selleks ärritajaks, siis kas on mingi asi, ese, olukord, inimesed, üks inimene, mis iganes. Et nad reageerivad sellele, nii et keskkonnast tulenevate ärritajate mõju. Ja selleks ärritajaks võib olla siis ka kiitus või karistus käitumisviisiline. See on see, millest Nelega rääkis, eks ole, et teeme midagi koos ära ja siis kiidab, eks ole, et on hästi, on tubli, sa said hakkama. Et ka see on väliskeskkonna kaudu tegevuse mõjutamine. Siis õppimine mõttetegevuse aktiviseerimise kaudu. Et see on siis kõik see õppimine, mis toimub tegelikult inimese peas. Ja midagi kirjutasin. Et